Täna annan üle 24 Riigikogu liikme poolt algatatud Riigikogu avalduse eelnõu Euroopa Liidu konkurentsivõime tugevdamisest ning heitkogustega kauplemissüsteemi reformimise vajadusest. Allkirjastanud Riigikogu liikmed soovivad, et Riigikogu pöörduks Euroopa Komisjoni ning liikmesriikide parlamentide poole ettepanekuga algatada Euroopa Liidu heitkogustega kauplemissüsteemi põhjalik reform. Käesolev avaldus on kantud eesmärgist tugevdada Eesti ja Euroopa Liidu majanduslikku vastupanuvõimet, tagada tööstuse ja töökohtade säilimise ning hoida energiahinnad kogu Euroopa elanike ja ettevõtete jaoks mõistlikul tasemel. Allkirjastanud rõhutavad, Euroopa Liidu ja Eesti tugevus seisneb võimes kohandada oma poliitikad vastavalt muutunud majandus- ja julgeolekukeskkonnale. Konkurentsivõimeline Euroopa on eelduseks inimeste heaolule. Eeltoodust lähtudes teeme ettepaneku Riigikogule esitada Euroopa Komisjonile seaduslik algatus järgmisteks muudatusteks. Punkt 1. Euroopa Liidu heitkogustega kauplemissüsteemi reformimine selliselt, et asendada senine turupõhine hinnakujundus fikseeritud heitmetasu süsteemiga, kus tasu oleks prognoositav, mõõdukas ning arvestades Euroopa Liidu tööstuse ja majanduse konkurentsivõimet. Punkt 2. ETS2 süsteemi tühistamine, arvestades selle prognoositavat mõju eluaseme ja transpordikulude ning sotsiaalse stabiilsuse liikmesriikidest. Punkt 3. Kujundada Euroopa Liidu CO2 hinnastamise raamistik sellised, et oleks kooskõlastatav ja läbiräägitav teiste suurte majanduspiirkondadega, vältimaks Euroopa ettevõtete konkurentsikahju ja süsinikuleket. Lisaks Keskerakonna ja Isamaa liikmetele kirjutasid avalduse alla ka Kersti Sarapuu, Enn Eesmaa, Jaak Valge, Leo Kunnas ja Tõnis Mölder. Aitäh!